Järjekordne nädal täis erinevaid toimetusi on taas kord möödas ja on aeg käima tõmmata järjekordne spordisaade nimega Poodium. Meie oma saates paneme proovile oma külalised, kontrollime nende teadmiste lage ja kompame ka kiiruse piire. Seega tähelepanu, valmis olla, võidujooks Poodiumi kõige kõrgemale astmele algab nüüd. Meie tänases saates lähevad vastamisi kaks meesterahvast, kelle mõlema tööks on toota suuga võimalikult palju sõnu. Lihtsalt teemad on erinevad. Meie tänase sinise tiimi külaliseks on edukas ettevõtja, jalgpallilegend, veiniärimees Markus Jürgenson, tervist! Tere! Teame, et sina ju Kasperiga koos kommenteerid tihtilugu jalgpallimänge ja oled ise olnud ka kõva jalgpallimees. Kas mängu kommenteerides on vahepeal mäng nii hea või halb ka, et ei oskagi kohe midagi öelda? No ikka on jah, et mina üldjuhul kommenteerin jah seda mitte ainult jalgpalli, vaid kogu seda sündmust, mis see mängupäev ja kogu see staadion endast tekitab, et eks olukordades on igasuguseid, aga töö on selline, et sina pead ikkagi mängu huvitavaks tegema, et vaatajad vaataks ja kuulajad kuulaks. Kasperiga täna mäng, kuidas ennustad, kuidas koostöö läheb? No arvestades ajalugu, siis tasub loota halvimat. Väga hästi. Ja. Ma just tahtsin küsida, Kasper, sinu käest, et kas täna oleme loonud sulle sellise nagu olukorra, kus lähed ründama Poodiumi saate punktirekordit? No jah, tere, aga näete, Markusel on juba seljas ilusti punane särk, vastasvõistkonna oma, et natuke see topeltagent mul siin laua taga, et vaata, mis saama hakkab. Aga mõnus, poisid, edu ma teile soovin tänases mängus. Läheb tarvis, jah, läheb tõesti tarvis. Tuleb raske mäng, jah. Aga mõnus, poisid, edu teile. Ja meie punase tiimi külaliseks on täna räppar nimega Kirot. Tervist! Tervist! Ma tunnen siin tegelikult juba päris pikka aega ja ma tean, et noore poisina sinu unistus oli seotud ka jalgpalliga, aga mitte võib-olla nii palju mängijana. Kas sa värskendad mu mälu, kelleks sina väiksena saada tahtsid? Neid mõtteid oli igasugusid. Vahepeal ma tahtsin olla agent, vahepeal ma tahtsin õppida tervislikku poolt spordist nii-öelda. Ja see plaan oli tükk aega, et minna kooli, aga siis tead, kes sinna kooli ikka läheb lõpuks. Hakkasid räppima? Hakkasin räppima. Sinu viimasel plaadil, kes otsib, see leiab, on lugu nimega Selge seis. Mis seis sul endal selle spordiga on selge? Jalgpalliga on küll selge, enam-vähem tahaks loota. Muude spordialadega eks näis. No vaatame. Nabin. Edu sulle tänases mängus. Sinu tänaseks kapteniks on motospordi entusiast ja Eesti Olümpiakomitee turundusjuht Margus Kiiver. Kus see eelmine nädal olid? Kas kommi tõid? Paidest kommi. No muidugi, lehmakommi. Paides Eesti spordikongressi tegime. Täna päris täpselt ei saa aru, miks ma siin saates olen. See on nagu nii jalgpallist tiine saade, et vaatame, mis saama hakkab. Et täiesti huviga kohe ootan. Sa oled täna siin selleks, et õppida? Jaa, või siis õpetada, vaatame. Ja. Poisid, edu teile. Poisid, edu teile. Võtame ette meie esimese mänguvooru, milleks on algviisik. Meie saate traditsiooniline avamäng kannab nime Algviisik. Mäng on lihtne, me hakkame võistlejatele ette kuvama pilte. Nemad peavad ära arvama, kes on pildil. Vastad õigesti, punkt kirja, vastad valesti, midagi ei juhtu. Üks hetk ilmub ekraanile kuldne täheke. See tähendab seda, et meie võistlejad saavad panustada 1–5 punktile. Vastavad õigesti, punktid taskusse, vastavad valesti, punktid taevasse. Ma arvan, me oleme valmis ja sinine tiim, vennad jalgpallurid, Kasper ja Markus. Alustame teiega algviisiku mängu, võtame ette esimese pildi ja küsimus lihtne. Kes on see härrasmees pildil, kes kannab Eesti koondise vormi? No mitte jalgpallur, me arvaks isegi, et tal on nagu korvpallur, kuidas Maks sulle tundub, jah? Korvpallur. Olen isegi mõned head aastad tagasi vist selle vennaga kokku jooksnud. Kuidas see välja nägi? Kokora kandis. Uurige välja, kus Kokora on. Setomaal kuskil. Alaskivi juures. Et ütled sina või mina, kes see on? No Markus, palun. Ma arvan, et see on härra Siim-Sander Vene. Jah, ma arvan sama.
tõepoolest õige vastus Siim-Sander Renega on tegemist Eesti korvpallikoondise ikkagi väga oluline mängumees. Aga poisid, järgmine pilt teile ette, keerake punkt ka kellale, muidu läheb meelest ära. Vaatame, kes sealt välja tuleb. Noh, tahame teada, kes on see härrasmees, kellel ilusad blondid kartulikoore värvi juuksed peas. Ma alguses vaatasin, et on Tomi Rahula, aga siis ma sain aru, et äkki on pigem nagu vormelipiloot või? Hetkel pausi pidav vormelipiloot. Jah. Paugutame või? Kohe või? No pane. Ütle, ei, no, ma kindel ei ole, aga ma ütleks, et ütle sina või mina. No, sina ütled. See on Vips või? Jüri Vips, jah. Jüri Vips on õige vastus, poisid punktid jälle kirjas, 2 tükki lauas. Võtame teile ette järgmise pildi ja vaatame, kes siit alt välja tuleb. Kuldne täheke, poisid 1-5 punkti panustamiseks teil lauas endal 2 punkti, mitme peale mängite. Siiamaani läinud päris hästi. 5 punkti, no vaatame, kes siit alt välja tuleb. Kes on see armas paarike pildil, tahame teada mõlemat nime. Katšing. Kas... Tegemist on pulmapildiga. Ma mõtlesin, et miks nad seal niimoodi embavad üksteist. Naisel valge kleit seljas juba. Ja. Mina ütleks lihtsalt nagu juuste järgi. Kumma? Vaat see nagu saladuseks, et on Ermits ja Oja ja see on Ermits Oja. Kui sa arvaksid? No ju siis on. Ma hakkasin mõtlema teisest suunast tegelikult. Mis suunast sa mõtled? Mulle tuli see... Jumal issand. Nimi tuleb meelde. Ei tule meelde. Griff. Siis vaatasin pilti, et ei, see ei ole. See ei ole. Mille juurde jääte? Jääme Ermits ja Oja juurde ja Ermits Oja juurde. Vaatame, kas on Ermits Oja ja Ermits Oja. Tõepoolest ja Kalev Ermits ja Regina Ermits Oja 5 punkti kirjas, keerake endale tabloole 7. Võtame vahepeal ette senikaua, kuni poisid skooritabelit muudavad järgmise pildi ja vaatame, kes sealt alt välja tuleb. Noh, peaks olema ikkagi täitsa lihtne. Okei. Oli küll, jah. Silmad reedavad. Ilma numbrit ei, ma ei tunne. Vaata silmi. 3 vende. Poeg paneb ka 3. Poeg paneb ka 3. Ja. Poeg paneb 3. Jaa, aga ta praegu sai isegi ühe saavutusega hakkama. Ei, muidugi ma lihtsalt ei näe siit. Ei, ma muidugi, jah, see on Kossu legend. Nii või? Jalutas mulle vastu üks päev. Nii. Tere ei öelnud. Jooksid jälle kokku. See on mingi Kossu magnet. Nõmmel tuli vastu. Pääsküla rabas. Kuld on see. On kuld. Kullamäe. See on Kullamäe, tõepoolest. Gert Kullamäe. Kuld, mis asja? Ergo Kullast hakkad rääkima või Grete Kuld või mis sa siin nüüd ajasid midagi sassi. Aga poisid, punkt jälle kirjas. Võtame ette teile järgmise pildi ja sealt alt tuleb välja meil selline Tegelinski. Nägu on väga krüptiliselt ära plurritud. Aga kes võiks olla see noormees? Siin on tõeliselt vaeva nähtud. Siin on maskeerimisega meistriklass. Ma ei teadnudki, et ta nagu Olibeti leival on. Kes on F1 Alonso tiimikaaslane? Aston Martini reklaam, jah. Alonso meeskonnakaaslane või? No. Ma peaks koju helistama sellele 12-aastasele, kes jälgib seal kõik asja. Tahan saada vastust. Ei või helistada või? No, ma võiks vastata, aga ma pean väga ettevaatlikult vastama. Ma võiks ka vastata, päris kindlasti kohe. Alonso meeskonnakaaslane. No ma tean Aston Martinist ainult Alonsot. See meeskonnakaaslane. See on meie punkt. Väga pinnapealsed teadmised. 3, 2, 1, vastus. Ricardo. Väga hea. See on piinlik. Lõigake see välja. Isegi mingi mandriga ei saa. Lõigake see Ricardo välja, selle ma tunneks ära. Lance Stroll. See on Lance Stroll, tõepoolest, poisid. Aston Martini tiimipealiku või tiimi omaniku. Sai selgemaks, kui need sildid ära võeti või? Sai selgemaks, nüüd on aru saada, kes on. Lõigake see Ricardo välja, palun. Aga poisid, teie siin saite 8 punkti kirja. Teil edu juba 1-ga sees, keerakas endale kellale ka. Ja mäng selge, võtame ette esimese pildi ja vaatame, kes siit alt välja tuleb. Ja tahame teada, kes on see härrasmees. Temast põgusalt oli siin juba juttu. Võib-olla tõesti, ma ei kuulnud. Oli lausa või? Ja minu meelest oli küll, et siin oli ikkagi jutt, ta isa jooksis siit läbi korra. Mitte stuudiost. Mitte stuudiost. Pääsküla rabast. Jooned on mulle enam-vähem. Pääsküla rabast ja eks see number reedab ka natukene tegelikult. No Kirjat, mis sa arvad, kes see olla võiks? Mulle tundub, et minu vasakul käel olev härra teab päris kindlasti, kes see on. Margus teab, aga sa ka tead? No ütleme niimoodi, et... Lukku ei pea panema, ütleme nii. No, juba on läbi käinud mingisugune nimi siit, on ju. See oli siin üks esimestest. Vene ei olnud, Vene käis ka läbi korvpalliritest. Mitte Vene, aga see teine.
Nüüd mul on see nimi meelest läinud, kes seal oli juba. Pronks, hõbe. Pronks, hõbe, Kullamäe või? See on noorem Kullamäe. See oli Kristjan või? Kristjan, jah. Kristjan Kullamäe, väga hea, näed, poisil pea töötab, punkt kirjas. Võid endale preemiaks keerata selle kohe kella peale. Nii hästi hea, ise tuli kohe selle peale, üldse ei pidanud aitama. Midagi ikka mälus hoopis on. Poisid, võtame teile ette järgmise pildi. Kes tema on? Ära nüüd värista. Margus, sa vist oled temaga juttu rääkinud? Üsna hiljuti. Aga siin võib olla, alati võib olla trikikas. Kumb on? Jah, kui on vennaga jumala sarnane tegelikult. Eesti poiss on. See on Eesti poiss, aga vend küll... No kostüüm tegelikult nagu teeb selle selgeks, et kumb... Ära sa ütle, vend sõidab ka AMG tiimis, aga jah, selles mõttes just, et ta ei ole nüüd nagu selles mõttes F1 tiimis. No tal on ju nimi ka ära peal kirjas. Tommi. Head silmad. Tommi Petronas on ta, jah. Tommi Petronas on UBS. Kirjad, sa tead? No mina ütleks, et see on Aron. Kumb? Paul. Paul Aron. Tõepoolest, jah, Paul Aron, õige vastus. Punkt kirjas ilusti, jah. Ako Pronks ikkagi. Ja võtame ette teile järgmise pildi ja loomulikult, üllatus, siit alt tuleb välja kuldne täheke. Mitmele punktile mängite? 1-5. Nemad panid 5 peale. 5 peale, nii julged tüübid. Olid. Kas me hoiame tagasi või läheme hulluks? Puhtalt sinu call on see. Ütleme 3. 3-ga lähme. Vaatame, kes alt välja tuleb. Nii. Need on... Spordifotoga tegemist ei ole. Päris suured Olipeti logod on, pean mainima. See pilt on tehtud suvel teletornis mingil vastuvõtul. Ma ei mäleta, kelle vastuvõtt see oli. Ja seal all on üks jalgpallur ja üks tennisist. Üks jalgpallur ja üks tennisist. Ütleme nüüd, et Eesti spordi kuum paar ikkagi. Ja nad on valinud ühise tee. No ma ei tea, kui pikk see on, aga tee siis. Ma eeldan, et tennisistist see saab olla top 2. No jah. Top 2 tennisist. Jah, isegi võiks öelda top 1, sest 2 on praegu tühistatud. Hetkel 1. 1, jah. Hetkel 1, nii et 1 on Kontaveit. Aga jah. Teine on... Pool punkti käes. Mis ta Peika on praegu? Mul ei ole õrna aimugi. Aga Eesti naisjalgpalluritest... See on mees jalgpallur seal kõrval tal tegelikult, kui nüüd päris aus olla. See on muidugi... Anett on vaata see käekotiga. Olipeti logod, ma räägin, need on nii suured, ma näen ainult, et pats on peas, mulle tundus. Eesti tennise ja jalgpalli. Ei, oota. Kas see on Lepistu? Jaa, see on Lepistu. Ilus sõdub ja tõepoolest seal Kontaveit ja Lepistu on need 3 punkti juurde kerata. Võtame ette teile järgmise pildi ja vaatame, kes on see härrasmees siin logo all. Ossa kurat. Aga tõepoolest saanud ka siin lähiajal hakkama ikkagi suure saavutusega. Suurega. No Halavise vist on nagu selge teile, et sellega ei pea vist väga pikalt. Korvpall on käes. On. Kossumees. Nii palju võin öelda, jah. Kossumees koondis. On koondise dress. Kas see on mängija või mõni treeneri onkel? Aga ütleme, tegu, mis tegi... Ei ole vaja vihjid anda nii palju. Vabandust. Jah, Kasper, ma ei olnud suu kinni. Tegu, mis tegi. Ei, Kossumees. Kes on? Treener. Jah. Ma pakun, et see on äkki meil koondises. Rannula ei ole või? Ei, kord üle Rannula. Ära pööra sellele koondisele nii palju tähelepanu. Ei, no võib-olla ma... Ikka Rannula või? Mina tahan endast Jukat. Mina panen Rannula. No paneme Rannula. Rannula on õige. Pääsesite napilt. Ligistasid välja sealt. Võtame teile viimase pildi ette ja vaatame, kes on see härrasmees. Margus, sa peaksid teadma. Ma arvan isegi, et Kirot võib teda teada. See on ju minu lemmikpoiss. No kes see on? Tegelikult või? Võin kiire vastus on, see on Alex Albon. See on Aleksander Albon tõepoolest Viljandsi F1 piloot. Näete, poisid, meil on viik majas. Väga põnev. Seisud 8-8 on väga mõnus minna reklaamipausile. Me oleme
reklaamipausilt tagasi sporditeemaline mälumäng Poodium jätkub. Seis on meil hetkel 8-8 ja väga paslik hetk on edasi minna uudiste mänguga. Uudisemäng iseenesest väga lihtne. Ma olen võtnud möödunud nädala uudistest välja mõned maasikad ja natukene mudinud neid, et võistlejatel oleks keerulisem vastust leida. Kui vastavad õigesti, saavad punkti kirja. Kui vastavad valesti, ei juhtu hullu kedagi. Kuna ennem algviisikut alustasid meil vennad jalgpallurid, siis seekord tulen poisid teie juurde, Kirot ja Margus. Võtame esimese uudise teile ette ja kõlab see niimoodi. Rootsi hokikoondis oli Lätiga samal põhjusel politseis uurimise all. Mis oli see põhjus? Mõlemad koondised kandsid poodiumil valemütsi. Mõlemad koondised kandsid särgil kihlveokontori logo, mõlema koondise mängijad kaklesid ööklubis või mõlema koondise liikmed eirasid koroonareegleid. Millega Läti ja Rootsi hokimehed hakkama said, et politsei neid uurima hakkas? See on nii suur globaalne probleem olnud, et kihlveokontori logosid on liiga palju olnud särkidel ja see viib, ma ei tea, kas sport ja selle reklaamimine peaks olema meeletult seotud. Jalgpallis on see väga tihe, et selles suhtes, et vastus on minu jaoks selge. Ja ma siin ka selles mõttes võib-olla väga pikka, me võiksime siin keelutada koroonast ööklubist ja valest mütsist nagu pikalt, eks ole. Aga tõepoolest, mulle lihtsalt pigem on nagu üllatus see, et seda ma ei teadnud, et Rootsil oli sama probleem, mis Lätil. Aga see on see just nagu Soomes mängimisega. Soomes mängimisega on see probleem. Ja ma tean Eestis üht pallimänguala, mida kanti Soomes üle ja neil oli siis mingi hasartmängufirma reklaam oli peal ja siis need hõõrusid käsi. Me oleme Soome televisioonis, me saame laivi, sest Soomes on ainult Veikkaus see, mis on lubatud, ehk siis riiklik ettevõte, ehk siis variant B. Tõepoolest, tegemist on õige vastusega. Lätlased ja rootslased sattusid siis politsei uurimise alla, kuna Soomes tõesti tohib ainult riiklik kihlveokontor reklaami teha, aga rootslastel oli Rootsi logo küljes, millega soomlased sinna sisse logida ei saanud, pääsesid sellega ja lätlastel oli Olibeti logo, aga Olibet on kaval ja alla oli kirjutatud Sport Spar, nii et said ka sellega minema, nii et kõik õige, kõik kena, poisid punkt kirjas ja vennad jalgpallurid Kasper ja Markus. Markus on nii häiritud sellest tiitlist, aga... Vennad jalgpallurid või? No ma siis rohkem ei kasuta, aga võtame teile ette uudise. Tuleb lihtne. Londoni Chelsea sai uue peatreeneri. Kes on uus peatreener? Kas Jürgen Klopp? Ja siin pole vastu Luis Enrique, Julian Nagelsmann või Mauricio Pochettino? Oleks mind tulla see 4. ka ei ole see õige. Tore uudis. See ütles, sina saad ka midagi vastata. Saad ka silma pähe. Mauricio Pochettino on õige vastus, jah. Mauricio Pochettino tõepoolest on õige vastus. Pane sina punktis. Ja nagu juba uudised liiguvad, siis mehel on plaanis suuremat sorti puhastustöö. Tahab minema lüüa kusagil 10 mängijat ja nende hulgast esimene, kes juba teab, et peab Londoni tolmu jalgadelt pühkima, on Joao Felix. Tema läheb Madridi tagasi ja vaatame, kuidas tal seal minema hakkab. Aga tõepoolest punkt kirjas, viik on endiselt jalul, väga põnev. Poisid, võtame teile ette järgmise küsimuse, mis kõlab niimoodi. Michael Jordan käis lauale miljoneid, et soetada 500 kilomeetri tunni tippkiirusega sportauto. Mis autost on juttu? Hennessy Venom F5 Roadster, Ferrari Testarossa, Aston Martin DB7 Voltaire või Mercedes-Benz SLR McLaren 722? Kõik võtaks. Võtaks küll. Kõik võtaks, jah. Selles suhtes, et kuulnud küll seda juttu, et tal on ilgiire auto nüüd, aga see Pochettino küsimus on palju aga nagu vastusid oli igasuguseid. Ja vastused võib igasuguseid olla ja tegelikult Testarossa on ju selles mõttes äge auto ja Aston Martinist ma ei räägi ja see SLR McLaren ka. Et siin ikka puhast kulda on nagu päris palju, aga... Kas sa oled ka ise mõnega sõitnud? Ei ole. Ma julgeks ka vist avariiteed. Päris hirmus, jah. Seal on jah see... Maksad terve elu seda kinni. Kasko peale. Mitte ainult sina, sinu lapsed ka. 250 €. Nii, aga mis võiks olla Jordani auto? Aga jaa, et tegelikult ikkagi selles mõttes, kui nüüd me vaatame seda rivi, siis kõik nendest autodest ei võta 5 on öelda Ferrari, Astoni ja Mercedese kohta, et see on nagu laiatarbekaup. Aga natuke nagu on, et ikkagi Hennessy Venom F5 Roadster on see, mis on selline kõva käsitöö ja väidetavalt 500 kilomeetrit tunnis keegi sellega nii kiiresti sõitnud. Ja ma arvan, et Michael Jordan ka ei sõida sellega 500 kilomeetrit tunnis. Ta on
ikkagi 60-aastane härrasmees juba. Aga ühesõnaga Hennessy Venom läheb teie poolt lukku ja see on ka õige vastus. Selle autod endale tõepoolest ostis. See auto maksis 2,8 miljonit ja tõepoolest keegi pole sellega veel 500 kilomeetrit tunnis sõitnud, kuna lihtsalt pole julgenud. Nii et poisid punkt kirja ja põnev fakti ja veel juurde. Kõik need autod, mis olid nimekirjas, on Jordanil tegelikult kodus olemas. Nüüd see Hennessy oli lihtsalt viimane. Nii, poisid, järgmine uudis tuleb teile ja vaatame, kuidas teil sellega läheb. Prokuratuur. Venemaal redutav endine Hollandi vutikoondislane aitas vedada 75 miljoni euro väärtuses kokaiini. Mitmest kilost kokaiinist on juttu? Kas 570 kilo, 870 kilo, 1070 kilo või 1370 kilo? Võtab nüüd selle matemaatika, mis turuhind on? Mis see kotiga maksab grammi? Kasper, mis turuhind on? Sõltub ilmselt, kas nagu Venemaal või ma ei tea. Teate, kes see oli ka? Quincy Promes. Ja Quincy Promes oli see tõepoolest ja legendaarne siis Hollandi kes on sugulasel nuga andnud. Jah, põlvebussikas, et väga Põnev mees, väga Ettevõtlik. Sul on matemaatiline... Sul on info või? Oota, jah, see on jagatud sellega. See 75 miljonit. Ajakirjanik ettevõtja. 1370 kilo. Veini erimed ikkagi. Tundub, et ei too ainult veini maale või? Väga veenvalt. No matemaatika. Ei no muidugi, palju siis gramm maksab? Ei, ma ei. Tegid nalja. Vaatame kohe. Jaga läbi, saad teada. 1370 on õige vastus ja tõepoolest on õige vastus ja Quincy Promes seda tralli korraldas, nii et üle tonni kokaiini ta siin vedas ja sahkerdas, nii et sai rikkaks, aga nüüd läheb vangi. Nii et hea pidu, väga põnev. Poisid, olete valmis järgmiseks uudiseks? Ja. Või rabas jalust? Ei rabanud, sest ma arvan, et homme loeme uudist, et Keskkriminaalpolitsei otsis läbi Markus Jürgensoni kontori. Aga võtame, et poisid teile uudis ja see kõlab niimoodi. Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa või Saksamaa meedia. Kristjan Kullamäe naaseb Euroopa tugevamasse rahvusliigasse. Mis meedia seda kirjutab? Hakkaks võib-olla sealt pihta, mis on Euroopa tugevam rahvusliiga. Korvpallis, mis see võiks olla? Kristjan Kullamäe korvpalli teadupärast mängib, jalkata kuhugi mängima ei lähe, eks ole. Korvpalli. No võiks. Võib-olla. Ma ei oska öelda, et äkki Itaalia, Hispaania või? On nagu see mul jäi nagu mõte nagu Prantsusmaa peale, aga ma ei tea, kas see vastab absoluutselt tõele või mitte, et Kuld on mänginud Prantsusmaal. Hispaanlased on nagu mingid tegusid teenist või? Muidugi selles mõttes, kui me nüüd nagu võtame suure suuga meedia, siis kindlasti need kaks ülemist, et kus paugutatakse. Eriti Hispaanias, kus juures seal ikka nad seal ikka tulistavad palju, et seal ma Marsha või mis see on see mingi? Marsha on põhikoht. Ma aru saan siin meie salvestuse eelsest vestluses, siis ka Kasper on sealt Hispaania meediast päris palju nagu Mati. Rahu. Nii, aga mis meedia kirjutab naasmisest? Ühesõnaga vihjang on siis see, et nagu see meedia, kes kirjutab sinna riiki, ta justkui nagu läheb. Ja, et... Need ülemised kaks on minu jaoks variandid. Ja. Annad kaptenile otsustada. Kumma me nüüd võtame nendest kahest? Kas Kuld Saksamaa ei mänginud? Võib-olla. Praegu mängib Lätis või Leedus mängib, vabandust, praegu. Asi seegi. Leedu on ka tugev. No kui mina valiks kohta, kuhu minna, siis soe riik on tunduvalt mõnusamalt koht. Nii, poisid tahan vastust saada. Hispaania. Vaatame, kas see on õige vastus. Tõepoolest, jaa. Hispaania on õige vastus ja Bilbao basketiklubi on see, millest jutt käib, nii et hoiame speedlad pihus, et Kullamäe saaks taas tuuletiibadesse ja Hispaanias kõrgetasemelist kossu näidata. See on veel rohkem põhjust vaadata Hispaania liigat, kuna siis seal on ju peale Kotsari ja Raiestega Kullamäe. Aga poisid, jalgpallikommentaatorid, võtame teile ette viimase uudise, mis kõlab niimoodi. Tennise täht abiellub fänniga, kes temalt tänaval musi küsis, numbrit küsis, selfit küsis või kella küsis. Kui nüüd tänaval. Küsid kella, siis mis see number oli? Ja siis paluks pilti ja siis pildi ajal teed musi. Kella küsimine võiks tänasel päeval ikkagi olla selline midagi täiesti erilist. Et see ei ole nagu enam. Traditsiooniline mees, eks ole? No jah, et või naine või? Täna on ju kõigil on telefon ja kellad. Ma nüüd arutlen muidugi vastaste eest. Aitäh sulle selle loogikarea eest. Sa ei tea või? Ameerikas nad seda tegid seal. Sa tead, jah? Ameerika lood, noh. No see vend teab kõike.
aga ta ei taha tavaliselt öelda seda, mida ta teab. ei, ma tean, ma tean, mul lihtsalt on meeles. No räägi, mis lugu oli? Ei no mis seal oli, üks tennisist läks, Tänavale. kus ta läks seal Central Parki juures, läks jalutama ja tuli mingi Hispaania modell või? Ma muidugi hüppab välja modell järsku. ja tahtis, mis ta tahtis? Pusutada, hirmsasti pusutada. Tahtis ikka pilti teha, mis on ikka tänapäeval muud tahavad teha. Ja siis tegid pildi ja siis tegid järgmine pildi ja nüüd on nad vist abielus, jah. Tegid pulmapildi. Tegid pulmapildid. Vaatame, kas selfie võiks olla siis õige vastus. Ja tõepoolest on õige vastus. Gabrine Muguruza siis tõepoolest kõndis Central Pargis enne US Openit ja tuli siis loomulikult ilus modell, küsis teeme selfie, tegid selfie, mees ütles, et näeme homme ka, naine ütles, et näeme ja siis näevad nüüd siiamaani ja abellusid ja nüüd on vägev. Seis meil 11-11, väga tasavägine mäng. Sellist koori pole poisid ammu näinud. Suurepärane näha ja siit on ju hea edasi minna järgmise mänguvooru juurde. Kui mänguseis on viigis, siis see on ju ideaalne aeg ja koht, kus vastastiimile natukene kaikaid kadaratesse loppida. Järgmine mäng kannab nime Kapten küsib ja see on suurepärane koht selleks. Margus Kiiver, sa oled valmistanud ette ühe krõbeda küsimuse. See on päris humoorikas. Lasen sul seda kohe küsida, aga enne poisid tahan teada, mitmele punktile te panustate. Üks miinimum, 5 maksimum. No ta kasutas sõna krõbe, mis meil on võimalik kaotada ka vaata. Aga mis sul see mitmekordne Eesti meister sa oled, et mis, kui kõrgelt lendame? Ei teagi. See oli muidugi hea pilt. Me mängime mitmekordne 3 vist või 4 või? 4 vist oled. Siis mängime 4 peale. 4-kordne Eesti meister mängib 4 punktile. Margus, palun tulistama küsimus. Tokyos olümpiavõidu saanud EP naiskonnale elati kaasa mitmel moel. Kes Eesti tuntud inimestest elas võidukale heitusele kaasa enda sõnul nii? Ja siis ma pendeldasin iPadi ekraani ja suitsuahju vahel. Kas president Kersti Kaljulaid, Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa, tippkokk Kormoja või telemees Kristjan Jõekalda? No nii. No, Väras? Ma millegipärast, ma ei tea, arvaks, et Sõõrumaa ise ei käi suitsuahju vahel. Tema ees käiakse või? Lihtsalt, noh. Ja hakka mõtlema, kes kus elab. Kus saab suitsuahi peab olema ju. Ormoja on siuke noorema generatsiooni esindaja. Tema veel elab siukest Põhja-Tallinna eluna. Korteris on ju. Vaevalt, et tal pagan ei tea, äkki ta oli oma restoranis. Sa tead vastuse? Ainult oletaksin. Mis sa oletad? Mina mõtlesin, aga hakkame järjest siit minema, et Sõõrumaa ma natukene välistasin, Ormoja, ma ei tea ka natukene nagu välistaks. Ma arvan, et on nagu see suitsuahi on lihtsalt siia segamiseks pandud, et üks kokk ka. Mina mõtlesin, see oleks täpselt ikka Jõekaldale käsi, mida teha nagu. Arvad, jah? Ma ei tea, ma mõtlesin, et oleks nagu, mis tal seal on, tal kala või liha on seal ahjus ja siis vaatab oma iPadi. Jah, kus Kersti Kaljulaid Kadriorus. Nõmmel elas. Nõmmel, jah, trummis, jah. Kummast ta seal tegi, et... No, Rossi mängib hoobis lihtsalt. Ma elan Kadriorus, seal pole seda suitsuahju, ma ei ole näinud. Ta vedas välja selle. Aga sul on mingisugune... Ei, mina valiks kas B või D. Aga paneme lukku. No paneme lukku, paneme selle sinu valiku. Paneme D peale. D ja telemees Kristjan Jõekalda. No proovime. No, jah. Vist ei ole või? Mida ei ole? Mida ei ole? President Kersti Kaljulaid, koristage punktid ära. Lihtsalt taustaks ütlen, et president Kersti Kaljulaidil on Saaremaal maakoht, kus ta siis aega veedab. Olen teda isegi seal jalgrattaga sõitmas näinud. Kes nüüd teab, kes kus elab? Olulisi asju tuleb teada, Kasper. Selle kaugu, kuni poisid pusivad siin oma skoori arvutamisega, tahan teada teie käest, mitmele punktile te panustate Kasperi küsimusele. Vaata, kuna me olime viigis ja nad siin just kaotasid, kuule, 4 ju. 4 punkti. 4? Väga mitte kunagi. Ma ütleks 3, sest siis me oleme ikkagi ees neist. Okei, Ülemäe hange ja siis... Läksime. 3 punkti. Tulista. No, külalisele pühendatud jalgpalli küsimus. Jalgpallitreener Jose Mourinho on tuntud eurosarjade ekspert, olles osalenud 6 eurosarja finaalis. Kui mitu ta neist võitnud on? Kas 3, 4, 5 või 6? Kas see on nüüd võttes arvesse seda Rooma Sevilla finaali, mis just oli?
ta on osalenud 6 ja mitu ta on võitnud? Osalenud 6, ma eeldan, et tänase info järgi. Kahjuks Rooma kaotas penaltitel, mille üle ma ei ole väga rahul. Ma arvan, et Anthony Taylor peaks vaatama. Passi. Jah. Rahulikult. Võiks öelda siis, et C5, sest et see oli ainus eurosarja finaal, mille ta kunagi kaotanud on. Kasper? Kõik õige, noh. Kõik õige. Ma ju teadsin, et sealt punktid tulevad. Ma tegin nagu lihtsa küsimuse nagu mõeldes külalisele ja noh, nii on. Ma ju teadnud, mida Margus meile teeb. Mina olin hea inimene. Mina ei ole hea inimene. Senikaua, kuni vennad jalgpallurid oma arveid siin klaarivad, lähme käime meie reklaamipausil ära. Me oleme reklaamipausilt tagasi, meie punktiskoor on punasel 14, sinisel 7, poolega maas. Vaat kui vahva lugu ja nüüd tuleb meil voor nimega Külaline küsib. Meie tänane külaline on meie saate endine külaline Märten Pajunurm ja tema on ette valmistanud spetsiaalset küsimuse Markusele, nii et paneme kõrvad kikki ja kuulame. Tervist, austatud saatekülalised ja tiimikaptenid. Tänased küsimused on siis minu poolt ja kuna saates on ka Premium-liiga suur penaltikund Markus Jürgenson, siis aus oleks, et esimene küsimus on ka penaltite kohta. Ja suure penaltilööjana mees kindlasti teab, et kui tahad penaltit sisse lüüa, siis tasub see lüüa kas keskele või ristnurka. Ja seda ma olen ka päris tihti Premium-liigas teinud. Kokku ma olen löönud 23 penaltit sisse ning täna küsin, mitu nendest 23 penaltist ma olen löönud keskele. Kas need on 4, 6, 8 või lausa 10 tükki? No seda vastust Google'ist ei leia, eks ole, mitu penaltit Pajo keskel on löönud. Kutt on viitsinud ikka meelde jätta. Ma mõtlesin, et kui talt tuleb küsimus, ma küsisin, et kas võime panustada äkki, et saame rohkem punkte teenida või midagi. Sa mõtlesid, et mitu on eksinud, on? Ei, no jah, midagi sükest. Ei, no see on puhtalt spekulatiivne vastus tuleb siit. Ma samal ajal mõtlen. Sa samal ajal mõtled? No ma meenutan, kuhu ta löönud on. Ta ütles selle arvu, vaata, mitte ta kokku on löönud. Ma olen rohkem löönud penaltid vist. Jah, aga ta on löönud täpsemalt. Sest tal on ainult üks eksimas. Mul on 2. Jah, aga mul on rohkem löödud ka. Aga võt seda ma küll ei tea, mitu ma keskele lõin. Praegu sa pead mõtlema, mitu tema on. Ei, no jah. Ei, ma mõtlengi, et see on tegelikult... Paras pähkel teile poisid? Ei, see on see pähkel. Mis tal see kogu arv oli? 23. 23. 4, 6, 8, 10. Keskele on ta löönud siis iga... 8 vähemalt. Nii palju arvada. Ja, ta lööb kõvasti. Ta on kõvasti löönud. Ma oleks pannud selle B, et iga 4. circa lööb keskel, et... B on 6. Jah. No ongi iga 4, siis kui tal see arv oli seal 23-4 kandis. Ma arvaks 8 vähemalt. 8 vähemalt või? Ma arvaks küll. Paneme lukku. See jah, meil ei ole peast tema penaltid, et... No ma praegu mõtlen, kuhu ta löönud on. Jah, ma ei tea, kust... Paneme 8. Märten, palun anna meile õige vastus. Ja õige vastus on, et keskele ma olen sisse löönud 6 penaltit. Kasper, eile õhtul Märteniga suheldes ta ütles, et ma panen selle 8 sinna sisse, sest et Kasper kindlalt pakub 8. Nii et Märten trikitas su päris korralikult ära juba enne see saatesse tulemist, nii et hea töö. Aga... Tänan hea, et kõik teevad koostööd. Teie ka ju teete koostööd. Markuse pilt oli selline praegusel hetkel, et kuule mees, sa oled vallandatud. Ma ütlesin 6. Ma tõin nagu loogika mängu siin, et umbes iga 4. Ärimees ikkagi, eks ole, vaata, ei ole lihtsalt kommentaator ärimees. Ei, no siin ei tule äri, vaid siin ma lõin penalteid, no ma tean, kuidas see mõttemaailm käib. Miks sa ei surunud siis läbi oma vastust? Sa ütlesid vähemalt 8. Poisid, kakleme pärast saadet. Märten tahab küsida punase tiimi käest ka veel ühe küsimuse. Ja minu tänane teine küsimus on minu lemmikklubi Arsenali kohta, kes 20 hooaega tagasi sai hakkama ajaloolise saavutusega ning võitis Inglise liiga ilma ühegi kaotuseta. See seeria jätkus ka mingi perioodi järgmise hooaja alguses, kuniks tuli lõpuks traagiline Manchester Unitediga vastasseis ja nad kaotasid. Ning see Inglise Premier League'i rekordit tähistav seeria sai läbi. Minu küsimus on, mitu mängu kestis see kaotusteta seeria?
kas see oli 41 mängu, 45 mängu, 49 mängu või 52 mängu? No Kirot, sa oled täna meil siin ilanud oma jalgpalliteadmistega kõvasti. Selles mängus lõid värava Wayne Rooney ja Van Nistelrooy penalti sisse. Arsenal mulle üldse ei meeldi. Need tututavad kogu aeg enda selle Invincible hooajaga. Mul tegelikult puusalt oli peas 50. See 5 number, ma jääks võib-olla selle juurde. Et ma ütleks, et 52 ja ma hakkaks rohkem mõtlema. Väga hea, usaldan. Te teate vastust? Kasper teab. Kasper on kivi, kui ei olge midagi öelda enam. No mina ei pakuks 52. No palju, mis sa pakuksid? Ära ütle midagi praegu. Meil on võimalik punkt saada, ta pakub meile seda valesti. Ma pakun punkti teile praegu. No siis Siit tuli vale vastus. Siis ütle ära see õige vastus. No ma nii kindel ei ole. Aga ütle nüüd see number ära, mis sul seal peast tiksub. Oot, mõtle. 3, 2, 1. 49. Jah. 49. Märten, palun anna meile vastus. Ja õige vastus on, et Arsenal oli ilma kaotusteta 49 mängu järjest. Ma mõtlesime samamoodi vähem. Poisid, väga hea, punkt kirjas, saite natukene ennast kusutada. Hei, teil ei lähe maha midagi. Sellega on meil külaline küsib rubriik läbi ja võtame ette järgmise mänguvooru. Meie järgmine mänguvoor kannab nime Nädala eelvaade, kus me võtame fookusesse järgmise nädala parimad spordisündmused. Olen ette valmistanud küsimused, aga seekord ei ole ma viisakas ja ei paku ei punasele ega sinisel tiimile vastamisõigust, vaid nad peavad vajutama nuppu. See, kes vajutab nuppu esimesena alla, saab vastamisel ees õiguse. Poisid, olete valmis? Jaa. Esimese küsimuse ettevalmistav tekst tuleb siit. 10. juuni toimub Istanbulis meistrite liiga finaal, kus omavahel lähevad kokku Manchester City ja Inter Milan. 90-91 hooaja võitis meistrite liiga eelkäija tiitli Belgradi klubi. Mis on selle klubi nimi? Kasper? Sverno Svesta. See on õige vastus, teada tuntud ka kui Belgrad Red Star. Nii et palun keera endale punkt lauda. Tõepoolest, sul on neid punkte vaja ja sa väga neid punkte sa ka püüad. Aga järgmine ettevalmistav tekst tuleb niimoodi. Viimati kohtusid Manchester City ja Inter Milan omavahel aastal 2010 ja 2011. Kumb tiim oli edukam? Kas Manchester City? Siit tuli enne, jah? Inter pakkus. Tol ajal. Jah, 2010 võitsid. Inter. Inter. Pakun teile variante, et võite võtta ka valiku vastused lõpuni. No võtame ära, muidugi. Mängu huvi. Nii, mis on teie vastus? Ma eeldan, et nad olid gruppides siis omavahel. 3, 2, 1. C. Mõlemad võitsid ühe kohtumise. Jah. Tõepoolest, see on õige vastus. Tegemist oli sõprusmängudega ja mõlemad satsid võitsid 3-0 ühe kohtumise, nii et rahulikult on ju. Ei, no ma pidin proovima. Maha ei lähe, jah? Maha ei lähe, sellega on hästi. Järgmine küsimus. 10.–11. juunini kihutavad ringraja autod Prantsusmaal La Mansi ringrajal. Kes on see ainuke eestlane, kes on... Martin Rump. See on õige vastus. Martin Rump on ainuke eestlane, kes on võistelnud La Mansi 24 tund sõidul ja teeb seda ka tänavu aasta, nii et hea töö. Nii, järgmine küsimus. 10.–11. juunini sõidetakse Saksamaal järgmine MotoGP ehk siis MXGP ehk siis motokrosside etapp. Kes oli see Eesti mees, kes võitis 2008. aastal Iirimaal Mudast toimunud võidusõidu? Tanel Leok. Tanel Leok on õige vastus. Punkt kirja. Inglismaal, aga... Iirimaal. Mudas oli Itaalia. Ära vaidle, Tanel Leok on õige vastus. Punktid kirjas. Tanel on õige, jah. Tanel on õige, nii. Ma üritasin siit fishida mingit pool punkti. Ei, sul on piisavalt palju punkte, võta rahulikult. Tänavaastases NBA finaalis kohtuvad omavahel Miami Heat ja Denver Nuggets. Kumba meeskonda ennustab Olipet seeria võitjaks? Kas Denver Nuggets või Miami Heat? Pane ära. No, paneme, jah. Ma pakuks Denverit. No, ma Heati pakkunud. Aga võta siis enda. Denver.
Denveris me pakume Miami järelikult. Lihtne. Jah, me pakume Denverit. Denveri, vaatame, kumb on õige. Denver Nuggets on õige vastus. Hea katse. Ei no, midagi pidi pakkuma. Peab proovima. 50. Ja viimane nädala eelvaate küsimus tuleb niimoodi. Me teame juba, et see 10-11 nädalavahetus on väga populaarne ja selle nädalavahetus sõidetakse ka MotoGP sarjas Itaalia Grand Prix. Kes on see mees, kes on võitnud kõige enam Itaalia GP? Rossi on õige vastus, nii et 12, 16 tulite päris ilusasti lähemale. No natuke oleks veel tahtnud tulla ikkagi. Natuke oleks veel tahtnud. Aga mille taha siis jäi? No üldiselt selle peale, et ta on 4 korda Eesti meistriks tulnud. Sinna läksid punktid. Oleks ühe korra tulnud, oleks seis. Meil oleks kohe 3 punkti rohkem, 15, 16. Veel parem, kui olekski tulnud meistriks. Sa võtsid kõige selle madalama, oleks võinud superkarikad või karikavõidud panna, siis rohkem. Kasper muidugi abi on ka sellest, kui õigesti vastad. No abi on... Sa üritad nagu praegusel hetkel tiimikaaslase Eesti meistritiitlit nagu vähendada. Diskrediteerida. Tühistada. Ei no, tore on. Mul on väga hea meel Kersti Kaljulaidi üle, et tal Saaremaal on suitsuahi. Mul on tõesti hea. Jääb meelde, eks ole. See on väga oluline info, millega elus edasi minna. Alar Karis, kes just Hiiumaal, nii et teadki, et teiegi siis seda. Alar Karis on minu kandi inimene sealt Puhjast. Puhjast? Sa oled Puhjast pärit? On Tõraverest. Tõravere legende. No Puhjas mina võitsin oma elu esimese tõstmise võistluse. Kehakaalus kuni 30 kilogrammi. Kas see on nüüd see rubriik, kus hakkame heietama? Hakkame heietama, jah. Tegelikult ei hakka heietama. Me liigume mängu viimase vooru juurde, milleks loomulikult on e-sport. Enne viimast mänguvooru on meil seis 12-16. Väga põnev. E-sport ootab meid ees. Mänguks meil täna FIFA 23. Kaptenitel on samuti puldid kätte antud. Tuleb korralik 2-2 lahing. Aga enne veel, kui me saame mängima hakata, poisid, mitmele punktile te mängite? Maksimum. 1-5 ehk siis 5. Kaotame anyway, kui hästi ei lähe, nii et... 5 punkti. Kuidas teie loogika? Ja 5 ka, jah. 5 samamoodi. Aga põnev, paneme palli mängu. Loomulikult me mängime ära täna ette meistrite liiga finaali, kus omavahel kohtuvad Manchester City ja Inter Milan. Paneme palli mängu. Manchester City on siis sinises kostüümis ja Inter on kollases kostüümis. Pane vanema sõtta juba. Tahta lähen siit. Ja, super. Oled valmis? Mine. Pane uuesti. Mina punane. Palju nüüd läbi? Väga spetsiifilist juttu räägitakse siin minu kõrval. Tänderdus nupuga, kui saad palju. Margus, kuidas hakkama saad? Mina või? Ui! Anna! Pane lihtsalt sellega pane pauk ära või sellega. Ja luurama. Puhtaks. Apsti. Tugevamalt võid all hoida. Okei. Läheb surmisse kahekesi. Opa. Suur pinge on õhus, et isegi poisid ei saa suuda rääkida praegu siin. Veel. Kaalul ikka palju. Ja löö! Ei löö kiiver väravat ju. Ainult sellega lööb. See oleks valus andeks. See oleks väga hästi olnud. Oi. Ui, korralik ukerdamine ja nüüd Lukaku. Ei, jälle! Kiiver, kuule! Lammutab väike. Vend mängib teist korda FIFA't ja nagu siuke noor jumal. Hea võtta. Ja mine, Haalandi. Poolega läbi, ei ole lugu. Viiseis on jalul. Mul on ühte palli vaja kasti juures. Kui me oleme kasti juures, pane lihtsalt X-i kuskile meie mänge suunas ja ma Nii, et ma olen nagu kirjuta elu nagu päris keeruliseks teinud siin. Ma olen tiimikaaslane. Kasti juures vajuta sinist seda alumist nuppu ja X-i ja kõlas hästi. Läheb minna. Mängijad hakkasid nurisema, et ei saa mängida lisaaega, et tulevad penaltid, mis mul üle jäi, kui alistuda ja lasta poistel mängida lisaaega. Anname minna. Sinine tiim siis mängib loomulikult sinises vormis ja Margus ja Kirot, oi, kus nüüd trikitab Kirot, on võtnud siis selga endale kollase vormi ja mängivad Interiga. Kuidas? Lisaaja!
no 5 punkti juurde, 17 teil kokku. ei no las mängivad lahti ka veel. vajuta seda X-i nuppu ja mäng on läbi. Kirot, mis tunne sind valdab? Tunne on selline, et teeks ühe rematši. pane punktid juurde. Anname sulle selle võimaluse, kui me kaamerad kinni paneme. võtke maha ka siis. Kasper ja Markus, palju õnne, tänane võit kuulub teile. Kirot ja Margus, vägev lahing. Terve saate juhtisite, aga lõpus jäi natukene puudu viimasest söödust. Aitäh sulle, et sa meie tänast saadet vaatasid. Kohtume sinuga juba järgmine nädal. Tšau!